Ja nüüd me vist hakkamegi laiviga pihta, paneme kaamerad ka käima ja kes veel liituvad, siis võtke istet, kes ka seal seisavad, siis siin ma näen on veel kohti. Võib-olla andke ka käega märku, kelle juures on vabu kohti veel, kelle laudades. Nii et vaadake siiapoole, siin on üks tühi laud ka. Seal paistis ka üks käsi, nii et seisma ei pea, kohti veel on, tulge julgelt. Tervitused kõigile teile ka, kes jälgite meid kodudest. Me oleme kutsunud ennast külla Invegole, kellel on käimas võlakirja emissioon. Minu nimi on Juhan Lang, ma olen Äripäeva investeerimisvaldkonna juht, üks osa Investor Toomasest ja ka Investor Toomase investeerimisklubi eestvedajatest. Meie tänase ürituse eesmärk, nagu ikka, on see, et pärast tänast üritust me loodetavasti või peaaegu kindlasti oleme Invego võlakirja pakkumise osas Eesti kõige informeeritum investorite kogukond. Parimad küsijad, kõige targemad pead, kes on finantsaruanded pulkadeks läbi hekseldanud, on siin saalis kohal ja kutsungi üles kodudes, teil on workshopi link. Esitage oma küsimusi seal, kõik küsimused saavad küsitud. Tänane kodukord on siis selline, et me teeme intensiivselt järjest ettekanded ja küsimuste vastuste voor on siis pärast ettekannete lõppu, kui Invego juhtkond siis vastab kõikidele küsimustele ja siis korraga küsime ka kõik küsimused ära, sest et arvatavasti paljud küsimused, mis teil kohe siin vahepeal tekivad, saavad juba esimeste presentatsioonide ajal vastatud. See on siis sissejuhatuseks. Täna meie ette astuvad Kristjan Toor-Vähi, Invego juhtasutaja, lisaks veel Tõnis Teinemaa, Invego finantsjuht, Marianne Kalma, Invego ehitusjuht ja partner, Martin Tamme, Invego partner ja juhatuse liige ja Silver Kalmus, LHV panga võlakirjade valdkonna juht. Nii et kõik spetsiifilised küsimused te täna ära küsida saate. Aga nüüd ilma pikema sissejuhatuseta sõna meie võõrustajale, tänasele esimesele esinejale Kristjan Toor-Vähi, Invego asutaja ja juht. Palun, lava on sinu. Aitäh Juhan sissejuhatuse eest ja tere tulemast kõigile siia imelisse Sadu restorani. Et mina olen Kristjan Toor-Vähi, Invego asutaja ja juht. Hiljem räägib meile lisaks minule veel meie finantsjuht Tõnis Teinamaa ja samuti emissiooni korraldaja ja LHV pank esindaja Silver Kalmus. Eelmine suvi küsis mu väga hea sõber, et Kristjan, küll sa võid teha palju tööd, et hakka oma hobidega tegelema. Ja teate, siis ma avastasin, et ma tegelengi oma hobiga, et kinnisvara on minu kirg, minu töö, minu hobi koos. Ja ma olen õnnelik inimene, saades iga päev tegeleda sellega, mis on nii töö kui hobi koos. Nii, tõstke käed, kes on ostnud kodu Invego käest või elab Invego arendustes. Aga kes on käinud Invego äripindadel? Ma peaks ütlema, et kõik teie olete täna Invego äripinnal, et võite kõik käe tõsta. Ja nüüd, kes on käinud Lätis? Väga hea, siit on paslik alustada tänase meie siis lühikese presentatsiooniga. Oleme jaganud tänase ettekande 5 osaks. Esmalt Invego tutvustus, siis portfelli arendustegevuse tutvustus, siis kinnisvara makroülevaade ja finantsteave annab Tõnis, võlakirja emissioonist räägib Silver ja siis teie küsimused ja vastused. Ja lisaks juristid käskisid ka öelda teile, et tänane jutt ei ole investeerimissoovitus, vaid ülevaade meie Invego tegemistest ja plaanidest. Alustuseks, mis on Invego? Invego on bränd,
mis koondab endast täna üle 60 ettevõtte, mis on tegutsenud üle 10 aasta. Ja viimase 5 aastaga oleme teinud müügitulu üle 170 miljoni ja olles kodude müügiarvult Eesti suuruselt teine arendaja. Invego tahab teha asju teistmoodi, ja me oleme keskendunud arendustele ja just nimelt terviklike suurte arenduste tegemisele, mille peaeesmärgiks on toode ja klient. Invego tegutseb täna 3 riigis ja meil on üle 30 aktiivse arenduse täna neis 3 riigis. Et saame uhkusega öelda, et tänaseks on Eesti ja Läti meie koduturud ja siia juurde tahaks lisada, et järgmise 5 aasta jooksul me lisaks siis oma koduturgudele Lätile, Eestile ja ka viimasele Portugalile ühtegi uut turgu ei kavatse võtta. Meil on tööpõldu nendel turgudel piisavalt ja me pühendume neile. Me Invegos teeme seda, mida me kõige paremini oskame. Me arendame. See on meie äri ja tahame olla sellest paremad. Et fookus ära ei läheks. Just nimelt. Invego perekonnana just nimelt sellepärast ei taha me kasvada mitte suureks inimeste arvult ega monstrum organisatsiooniks, vaid tahame olla löögivõimeline, agiilne, oma parimas vormis nii-öelda pere. Ja au ja privileeg on teha koostööd oma ala Eesti teiste tippudega just nimelt nii finantssektoris kui arhitektidega, kui ehitajatega, kui teistega, kes kinnisvarasektoris on oluline osa, sest suuri asju ei tehta üksinda. Lisan veel juurde, et käesolev presentatsioon, mida ma siin kiirelt läbi klõpsan, on kõigile kättesaadav ka Invego lehelt investor alalehe alt. Teeme asju südamega ja seda on ka märgatud ja ka teised kiidavad. Et meie üks põhimõte algusest peale on, et me teeme koostööd oma ala top-arhitektidega. Arhitektuur ja disain on meile väga oluline. Täna enamus meie arendusprojektides me teeme arhitektuurikonkursid, tihti ka rahvusvahelised. Ja tunnustus annab kindlust sellest, et teeme õiget asja. Et võimalik, et meie kaubamärgid räägivad rohkem. Oleme teinud palju asju. Penthouse'id Vabaduse väljakul, kesklinna arendusi Kalamajas, nii-öelda kesklinna kortermajasid, suuri mahulisi projekte mitmesada koduga, nagu Tabasalu kodu, Lukaranna, üle 500 koduga Tiskra elurajoon, praegu käimas olev Keila pargikodu arendus ja uus Järveküla ainult ridaelumutest koosnev nii-öelda uus kontsept, mida meie hea finantspartner selles projektis EFTEN nimetab Skandinaavia unistuseks. Lisan juurde, et kõiki neid projekte on meil olnud võimalus teha tänu sellele, et me teeme neid koos investoritega. Enamus meie investoreid on üle 10-aastase ajalooga ja on tulnud meie esimestest projektidest järgmistesse ja järgmistesse. Ja me ei tee ainult kodusid, et meile meeldib teha ka erilisi äripindasid ja ärikvartaleid. Nagu see, kus me täna oleme.
et viimase 5 aasta jooksul või viimase 10 aasta jooksul isegi on Eestis tehtud 2 nii-öelda päriselt ka maailma mõõtu ärikvartali arendust. Eelmine aasta valmis Arter arendus ja see aasta seesama siin, kus me oleme Krulli pargi äärne ärikvartal Inveego arendatud. Ja siinkohal tahaks öelda, et sellel laupäeval on siin sama selle Krulli pargi avamise pidu Kalamaja päevade raames, kus kell 3 laupäeval toimub suur tasuta kontsert. Olete kõik väga oodatud. Ja nagu enne öeldud, on meie teine koduturg Läti, kus me siis oleme ka täna alustanud juba aastad tagasi ja meil on täna Lätis 12 arendusprojekti, millest 6 on täna aktiivses müügis. Neist 3 on juba ehituses, 1 ehitus algab paari nädala jooksul ja 2 ehitus on algamas järgmise aasta alguses. Kui siin võrrelda, siis Maarupe Sirds ehk Maarupe süda eesti keeles on võrreldav arendus Tiskrojaga. Meera arendus on siin Novamaja ja Pronksi kolmega. Vide Adasi on Ridamajade rajoon võrreldav Uus-Järvekülaga. Skanste Residences on võib-olla meie jaoks täiesti selline veel kõige uhkem nagu premium arendus. Parka kvartals jällegi võrreldav meie Vana-Peetri ja Tabasalu kodu arendustega ja Vitoolu parks, mille ehitus algab siis paari nädala pärast, on võrreldav ka Tiskrojaga, olles oma korterite mahult ja kodude mahult sama suur. Et olete kõik oodatud ostma Läti projektides kortereid, sest täna on Lätis uute kodude hinnad 30% isegi pluss väiksemad ja odavamad ja mitmed meie siis 10 aastat, 7 aastat, 5 aastat tagasi kodu ostnud kliendid on tulnud ka meie Läti projektidest kodu ostma. Räägin siinkohal ka meie inimestest, mis on Inveego, ma ütleks, üks kõige suurem väärtus. Sellele slaidil on Inveego vedur, lisaks minule Martin Tamme, Marianne Kalme, Tõnis Teinamaa ja Karri Lindpere. Ja siin slaidil ülejäänud Inveego pere. Et just nimelt pere, sest nagu ma ennem ütlesin, et me ei taha kasvada suureks inimeste arvult, vaid me tahame olla pere, kes teeb asju koos ühise tegemise jõul. Kasutatakse selleks siis oma ala top koostööpartnereid. Et see on olnud teadlik valik ja otsus kogu meie tegevuses. Jõuame siis nüüd järgmise alaosa juurde, räägime natuke meie portfellist ja arendustegevusest, kuidas see välja näeb. Et kinnisvaraäri on võib-olla mitte kõige sellisem läbikäidud ja paljudele võib-olla on huvitav kuulda, aga kuidas protsessid päriselt käivad ja miks me teeme kuidas asju. Number 1 sellest on see, et on läbi mõtestatud meie projektide, arendusprojektide, nii tänaste kui tulevaste hajutatud portfell, et need asuks eri piirkondades ja oleksid eri turusegmendid. Et see annab meile siis maandab meie riske erinevatel turu siis käikudel, ehk siis, et eri turusegmendid eri piirkondades toimiks paralleelselt samal ajal, et Inveegol, nagu ennem näitasin, on paralleelselt töös ja müügis nii Eestis kui Lätis 6 projekti, mis siis tagab sellise riskide hajutatuse ja ettevõtte
parima toimimise. Et sarnaselt eelneval pildil näidatud Tallinnale on ka meil tänaseks hästi ajutatud portfell Riias ja selle lähiümbruses. Et nii palju kirjeldan, et Riia kesklinn on siin ja Riia armastatud lähivallad Maarupe ja Adasi tema kõrval. Ja et kõik 12 projekti, üks neist esimese etapina ka lõpetatud, on siis need maad on kõik omandatud ja meie omandis erinevates arendusetappides. Ja võib-olla on paslik siin juba ette kohe ka ära rääkida natukene, et miks Läti, et saada aru meie visioonist ja meie nägemusest, et me oleme üle 10-aastase ajalooga teinud Eestis suuri elamuarendusi, see on meie turunišiks kujunenud ja need on hästi välja tulnud. 2018 aastal otsustasime minna Lätti ja miks sinna, sellepärast et me näeme seal potentsiaali. Et esiteks on teil strateegiline asukoht Balti riikides Eesti ja Leedu vahel, kes on rohkem arenenud ja kelle hinnatasemed on kõrgemad, kus me näeme kasvuruumi. Et 2018 aastast ettevalmistatud laienemine on oluline, sest me täna seda esitlust ei pea siin mitte sellepärast, et me nüüd kavatseme Lätti minna, vaid me tegelikult oleme juba suure töö ära teinud. Tugev potentsiaal uusarendusteks. See on see, mis on see Läti turu eripära, et üle 90% elanikkonnast elab täna jätkuvalt veel Lätis nõukogudeaegsetes vananenud hoonetes ja sellist, elu uute kodude arusaama, mida meil siin, see on alles kõik tulemas. Ja teiseks väga oluliseks faktoriks on, et Läti eluasemelaenude summad on üle poole korra väiksemad kui Eestis ja nende väljastatud arv on üle 2 korda väiksem kui Eestis. Ja lisaks siis atraktiivne hinnatase, nagu enne mainisin, on Läti eluaseme hinnad täna üle 30% madalamad. Lisaks tahaks veel öelda, et planeerimise ja ehituslubade menetlus, mis on väga oluline kogu kinnisvara arendusäris, on Lätis Eesti omast oluliselt parem. Et meie tänane kogemus on selles osas ainult positiivne. Ehk siis miks Läti? Sest Läti on meie meelest õige koht täna. Me tunneme, et me oleme õigel ajal õiges kohas. Siin meie teekonnast Läti turule, et 2018 aastal otsustasime osta esimese, olles Läti turus nähes potentsiaali, otsustasime osta esimese kinnistu, ostsime Parka Kvartalsi, tänase Parka Kvartalsi kinnistud ja tegime eesmärgiga teha just nimelt kogu protsess algusest lõpuni läbi. Sealhulgas planeerimismenetlus, ehituslubade menetlus, ehitushankemenetlus, ehituse finantseerimine, turundus, müük, klientidele üleandmine, raha koju toomine. Täna on see meil protsess, 2-3 aastat tagasi sai see esimene õpiprotsess läbi tehtud ja seejärel siin 3 aastat tagasi võtsime vastu strateegilise otsuse laieneda Lätti ja teha sellest oma teine koduturg. Ja tänaseks päevaks on meil
nii-öelda omandatud 12 arendusprojekti, mis annab meile tööpõllu järgmiseks 10 aastaks. Ja siit on paslik need 12 projektiga põgusalt üle vaadata, et värvidest nii palju, et must on siis valmis tehtud arendus, rohelised on täna müügifaasis ja ehitusfaasis arendused ja helesinised on siis need, mis on siis lähiaastatel algavad arendused. Siin on, nagu ennem sai mainitud, mahtu järgmiseks 10 aastaks ja oluline siit võib-olla on välja tuua, et me oleme siin eraldanud võlakirjade perioodile jääv arendusmaht, nii-öelda müüdavate ja arendatavate korterite maht üle 1700 kodude arvult müügimahtu, üle circa 150 000 ruutmeetrit arendusmahtu ja ütleme 10 aasta koguportfelli tänases mahus on üle 3500 kodu ja ligi 300 000 arendusmahtu meil täna meie arendusportfellis. Kirjeldan ka meie nii-öelda Invego, siis kuidas seda öelda, käsiraamatut, et enne, kui me ühegi maa omandame, me teeme ära kõva kodutöö. See due diligence hõlmab endast nii-öelda juriidilist due diligence'i, maade due diligence'i, sealhulgas nagu puurimisi, geoloogiaid, dendroloogiaid, siis linnavalitsusega suhtlemisi, ehitusmahtude osas, erinevaid turuanalüüse ja seejuures siis nii-öelda paneme paika oma visiooni. See eeldab sellest, et me valime välja, millises piirkonnas me millises linnaosas näeme mingit turusegmenti. Ja tooks veel välja selle, et oma nendest Läti 12 projektist, mis meil täna portfellis on, et neist ükski võib-olla ühe erandiga, kui ma igaks juhuks ütlen, ei ole olnud avalikus müügis. Me oleme need krundid otsinud, valinud välja, leidnud üles maaomanikud ja läinud need ostnud maad ära. Ehk me, siit võiks öelda, me ei taha olla seal, kus on kõik teised, vaid me tahame leida just nimelt, et see, et mis arendusettevõttele, et mis on see turueelis ja kinnisvaras asukoht, et me oleme nii-öelda just nimelt otsinud need asukohad, kus meie näeme seda potentsiaali. Pärast kontseptsiooni paikapanemist jõuame maa omandamiseni. Enne maa omandamist, ma ütleks, on enamus sellest ärivisioonist ja plaanist, mida me kavatseme teha, paberi peal ära tehtud, nii-öelda siis läbi analüüsid ja arvutatud. Ja maa ostmine, selle kokkupanemine, nii-öelda lahenduse kokkupanemine, nagu ma enne mainisin, et seal on meil reeglina kaasas meie pikaajalised investorid, kellega koos me siis nii-öelda maa ostud ära teeme ja tänaseks nii-öelda need on omandatud. Edasi alustame kibekiirelt, kui maa on omandatud, siis iga päev aeg maksab tuhandeid ja tuhandeid eurosid kinnisvaraarenduses. Järgmisena me alustame täna reeglina arhitektuurikonkursiga ja just teeme neid arhitektuurikonkurse sellepärast, et kuigi see võib ajaliselt paar kuud pikem olla, aga selleks, et saada parim arhitektuurselt kontseptuaalne lahendus ja saada maksimaalselt palju ideid. Ja neid ideed me tavaliselt genereerime sellesse projekti, kui ka siis tihti järgmistesse projektidesse. Arhitektuurikonkursi lõppedes valime välja arhitektid, nii-öelda jõuame nendega lepingusse ja suhteliselt kiirelt pärast seda me tahame kaasata ehitaja ja teha ehituskonkursi juba varajases faasis,
et siis nii-öelda kaasata ehitajad selle toote kujundusse, et see ka äriliselt kõige nii-öelda õigem lahendus saaks projekteeritud, et see ka nii-öelda oleks klientidele taskukohane ja ka meile tulemit teeniks. Ja kui ehitus siis hakkab pihta ja ehitus valmis on, siis viimane etapp valmimine, mida me pean väga oluliseks ise, sellepärast et see on see protsess, kus me tahame nii-öelda anda kliendile need tooted üle, et see kliendi kogemus oleks võimalikult hea, pakkuda talle pikka garantiid, järelhaldust, teenindust ja selle eesmärgiga, et see kinnisvara väärtus pikalt kestaks ja ajas kasvaks. Ja täna me näeme, meie siin Eesti 10+ aasta kogemusega, et meil on tagasi tulevaid kliente uuesti ja just sellepärast, et nii-öelda meilt see otsus teha minevikus, ostes Invegolt kodu, on olnud nii-öelda investeeringuna ka õige otsus, mida võib-olla ostuhetkel, eriti esimese kodu ostjad tihti ei mõtle sellele. Ja me teeme päriselt asju ära, ja nii nagu oleme lubanud. Et näitan paar nii-öelda päris case study't nii-öelda tehtud ja lõpetatud projektidest ja see on selles mõttes, need pildid on ilusad, ilmekad näidised, kus me teeme päriselt ära, mis me lubame. Ehk siis need nii-öelda Discroa projekti alguses inimestele, klientidele lubatud justkui müügiargumendid Eesti ühe ägedama rekreatsiooniala ja mänguväljakute osas, need on ka päriselt ära tehtud. Parim kiitus, mis meie klientidelt tulnud on see, et meie majad ja meie keskkonnad näevad päriselt nii välja, nagu me 3D piltidel näitame või veel ilusamad. Et see on olnud klientidelt väga hea tagasiside ja kliendid on rahul, nii nagu ka meie investorid on olnud projektidega väga rahul. Siin veel 2 näidet. Vana-Peetri elurajoon, mis sai tehtud ära rekordilise 2,5 aastaga ja Tabasalu kodu, mis sai tehtud eelneval pildil näidatud Discroa elurajooniga paralleelselt ära 3 aastaga. Siin on veel huvitav aspekt, et Tabasalu kodu projekti alustada samal ajal, kui meil oli üks Eesti suurimaid elurajoone Discroa arendus käimas ja sellest oli ainult alles esimene etapp käimas, siis me tunnetasime turgu nii, et need 2 projekti, kuigi asuvad mõne kilomeetri raadiuses, ei konkureeri üksteisega. Üks oli Tallinna elanikele ja teine oli siis Tabasalu ja Harku valla elanikele. Ja nii ka läks, mõlemad projektid toimisid paralleelselt väga hästi. Mis saab edasi? Siin piltidel on arendusmaht üle 450 000 ruutmeetri, mis jaotub Eesti ja Läti projektide vahel. Need pildid ka siin ilmestavad Eesti ja Läti töös olevaid arendusi ja meil on mõlemal turul kummaski 3000+ kodu pipeline'is järgmiseks 10 aastaks, lisaks Portugal, mida siin slaidil ei ole. Ja nüüd annaks sõna Invego finantsjuhile Tõnis Teinamaale, kes räägib teile rohkem juba siis numbritest ja detailidest Läti kinnisvaraturu ja makro kohta. Aitäh, Kristjan! Eesti makrost ei ole mõtet teile rääkida, seega räägime Lätist. Suures pildis kinnisvaraturul loomulikult asukoht on kõige olulisem, aga arenduse puhul meie jaoks oluline majanduskeskkond. Majanduskeskkond on viimased 3 aastat olnud ühtlaselt keeruline kogu Euroopas. Euribori tõustes kadusid varem kõrgel olnud müüginumbrid, aga ka nüüd, kui Euribor on selgelt langemas ja mul on siin natuke vanem graafik, aga nüüd ta on veel langenud,
on kinnisvara arendusturul tärkamas uus tõus. Ja me näeme, et ka selle võlakirja emissiooniga siin välja tulles, täna juba toimival turul toimetades see potentsiaal, mis siit edasi paistab, on ainult positiivne. Euribori langus mõjutab väga selgelt ka koduostjate võimet kodusid osta. Pangad, kes tegutsevad Baltikumis, tegutsevad kõikidel turgudel ja regulatiivselt raamistik on suhteliselt sarnane. Reaalne võime osta uusarenduse kodusid sõltub tavaliselt inimeste palkadest. Läti puhul nominaalpalkade kasvu prognoosid on suhteliselt tugevad. Töötuse tase jääb jätkuvalt madalale ja kõik see kokku annab vundamendi, kus me näeme, et meie ettevõetud projektide elluviimine makrokeskkonna mõttes on igati toetatud. Riia kinnisvaraturu kontekstis on mõned aspektid sarnased sellele, mis on Eestis, mõned aspektid on erinevad. Peamine osa, mis on sarnane, on inimeste palgakasv. Palgakasv on olnud püsiv ja see on toetanud jätkuvalt soovi osta erinevaid kaasaegseid tooteid, sealhulgas uus kodu. Mis on keskkonna puhul olnud erinev, on olnud majanduse läbipaistvus, inimeste palkade läbipaistvus, korruptsioon. Me oleme näinud ise tegutsedes seal nüüd juba mõned aastad, et see pool on oluliselt positiivsemaks muutunud ja inimeste reaalne võime ka pangast laenu saada on koos siis palgakasvuga tulnud hüppeliselt järele. Täna võiks öelda, et sellist korruptsiooni, mida vahest inimesed Läti puhul räägivad, seal sisuliselt enam ei ole. Ja meie põhikliendid, ütleme segmentide mõistes, kes on Eestis olemas, on ka Lätis väga hästi olemas. Kui palkade vahe Tallinna ja Riia vahel on 25%, siis nagu Kristjan juba mainis, kinnisvara hinnad on seal pigem 30-35, mõnes segmendis isegi rohkem protsenti madalam. Ehk siis inimeste võime osta analoogset kodu on Lätis parem. Meie puhul mõjutab ka oluliselt finantseerimisturg. Lätis ajaloolistel põhjustel pankade kodulaenu mahud on suhteliselt madalad ja pidevalt suheldes pankadega siis nende tuleviku potentsiaal, palju nad tahavad tegelikult laenu anda, on Lätis kõige kõrgem. Seda mitte siin 1-2 aasta vaates, vaid tegelikult ka järgmise 10 aasta vaates. Ja mis on üks aspekt, mida me veel oleme vaadanud, on eluaseme taskukohasus, et see sama kombinatsioon madalast hinnast ja tegelikult suhteliselt ligilähedatest palkadest annab kokkuvõttes selle, et analoogiline inimene, kes töötab panganduses, kindlustuses või kuskil valgekrae IT-ettevõttes, on Lätis oluliselt lihtsamas positsioonis oma kodu ostmisel. Samas ajaloolises plaanis, nagu Kristjan ka välja tõi, üle 90% neist elab jätkuvalt väga vanades kodudes. Kas need on siis nõukaaegsed või Läti puhul siis saame kesklinna piirkonnas ka rääkida 100 aastat vanadest hoonetest, mida on rekitud, aga ilmselgelt see keskkond, mis seal on, ei ole võrreldav kuidagi uute toodetega. Konkreetselt uusarenduse turust rääkides, siis peamiselt on Läti arendatud keskmisest lihtsamat toodet, mistõttu ka siin viimase 5 aasta top arendajate hulgas on Eesti mõistes pigem sellised mahu ja lihtsa kodu tegijad, Bonava, Ütt, Merks. Merks Läti puhul siis teeb vähe lihtsamat toodet, kui nad Eestis Merko brändi all teevad. Ja mis meie jaoks on väga positiivne, on see, et top arendajad Lätis on valdavalt Eesti ja Skandinaavia arendajad. Et erinevatel põhjustel Lätis endas niisugust jõukust ei ole olnud, arendustegevus Läti arendajate poolt on küll kunagi olnud, aga tänaseks on sealt turult välja liikunud. Ja need arendajad, kes seal tegutsevad, on ka need, kellega me Eestis oskame konkureerida, me tunneme neid läbi ja lõhki, me ei karda absoluutselt nendega konkureerima hakata. Siin ühel graafikul on toodud pakkumise pool, mis on uusarenduses olnud, teises on nõudluse pool. Ja mida nendest graafikutelt võib näha, on ütleme, trendide mõttes suhteliselt sarnane dünaamika nagu Tallinnas, aga Lätis ei olnud teise pensionisamba rahade vabastust, ei olnud niisugust buumi ja
see tipust alla tulek on olnud oluliselt sujuvam, mistõttu ka täna toimiva turu kontekstis see maht, mis seal on igati sobiv selleks, et me saaksime neid projekte ellu viia. Me oleme natuke meelevaldselt pannud enda järgmise 4 aasta prognoositavate kodude müügi siia konkurentide 5 aasta graafiku kõrvale, aga see ilmestab seda, et me ei lähe sinna tegema 1-2 väikest arendust, vaid meie eesmärk on tegelikult juba järgmisel aastal saada Eesti topi kõrval siis ka Läti top 3 arendajate hulka. Segmentide lõikes Lätis on arendatud, nagu ma ütlesin, natuke võib-olla lihtsamaid tooteid ja teine pool on ka, et seal on arendatud kindla peale mineku projekte 2-3-toolise korterid. Invego eelis on olnud päris mitmes elurajoonis perekodude pakkumised, ehk siis 4-toalised ja suuremad. Ja me näeme, et selles segmendis Lätis tegelikult pakkumist on vähem, kui seal võiks olla, sest inimeste profiil ei erine väga palju sellest, mis on Eestis. Ja kombinatsioonis siis sellega, et maa hind on Lätis, sõltub projektist umbes 3-5 korda odavam, kui see on Eestis. Ja selle arendustsükkel selleks, et reaalselt minna laivi, ehk siis kõik planeeringute pool ja see protsess on 15 aasta asemel seal umbes 2 aastat, siis see tähendab, et see kapitalikulu, mis on projektil algusfaasis, mis eelneb sellele, et tulla projektiga laivi ja võtta pangalaenud peale, on oluliselt väiksem. Ja see omakorda siis lõpuks tagab selle, et neid projekte on võimalik ka odavamalt müüa, teenides analoogilist kasumit. Finantside osas me panime siia slaididele oluliselt rohkem infot, kui Invego on üldse kunagi avalikult esitanud. Lätti me oleme reaalselt investeerinud koos oma projektipõhiste partneritega tänaseks päevaks 25 miljonit. See ei ole kuskil 20 aastat tagasi ostetud maa, mis on üles hinnatud, vaid see on reaalne raha, mis sinna on läinud. Ja siin on näha, kuidas erinevate projektide vahel jaotub. Võlakirjade vahendeid, mida me oleme välja öelnud, et me tahame kuni 4 miljonit, võimalusega seda siis ülemärkimise korral kuni 8 miljonit kaasata. Me reaalselt tahamegi kasutada nende samade projektide edasiste tegevuste elluviimiseks. Maaportfell on meil olemas, seega valdavalt on tegemist arenduse, ehituse eelsete tegevustega, projekteerimine, turundus ja muud tegevused, mis seal on. Pangafinantseerimisega meil probleeme pole olnud Eestis ega ka Lätis, arvestades neid kriteeriumid, mida pangad turuolukorras tavaliselt tahavad, mis on eelmüük, top-arendajate kasutamine, head projektid, siis me oleme alati olnud pankadel positiivses nimekirjas. Seega ka Lätis sellest hetkest alates, kui projektil on eelmüük olemas, tulevad ka pangalaenud peale ja võlakirja vahendeid saame etappide vahel, projektide vahel liigutada. Võlakirja perioodiks oleme valinud 4 aastat just sellepärast, et selle aja jooksul meil saab piisavalt palju projekte Lätis ka tehtud ja see annab võimaluse teenindada võlakirja reaalsest projektide rahavoost, et me ei pea hakkama uut võlakirja tegema selleks, et vana võlakirja tagasi maksta. Siin nende mummudena on siis välja toodud Kristjani poolt varem tabelis näidatud projektide arengutsükkel erinevate etappide vahel. Et suures pildis on nii, et kui täna meil on 6 projekti müügis või eelmüügis, siis järgmisel aastal me jõuame enamike projektidega avalikkuse ette ja me ei karda seda, et meil peab olema ainult paar projekte Riias, et kuna nad on geograafiliselt erinevates asukohtades ja nad on ka kvaliteedi mõttes hajutatud, siis me oleme väga enesekindlad, et me suudame need asjad ellu viia. Võlakirja perioodil plaanitav müügitulu nendest projektidest on umbes 300 miljonit ja see siis saab olema ka võlakirja teeninduse. Struktuuri osas me oleme teadlikud, et meie äri on seni olnud struktureeritud eelkõige nende projektide elluviimiseks ja olles kasutanud pigem
projektipõhiselt ja suuremaid investoreid, siis me ei ole fookus pannud oma grupi, ütleme, jaeinvestoritele läbipaistvuse edendamiseks. Aga me oleme nüüd aru saanud, et tulles võlakirjaga välja, proovides ka natuke üldiselt rohkem avalikkusega suhelda, siis juba eelmisel aastal hakkasime gruppi struktureerima rohkem läbipaistvaks, rohkem arusaadavaks ja Läti struktuuri oleme siin 3 aastat üles ehitades algusest peale väga lineaarse ja selgena hoidnud. Võlakiri konkreetselt tuleb siis uude ettevõttesse, mille me tegime Läti struktuuri kohale, et siin see graafik on vasakult paremale loetav. Ja võlakirja emitendi alla me siis tõstsime meie Läti holdingu, ehk siis sisuliselt meie Läti äritegevus kõikide nende projektidega, mis siin on näha, on oma struktuuripuuga võlakirja emitendi all. On ka küsimusi olnud meil vahepeal juba siit saalist väljaspoolt, et miks te tegite uue ettevõtte võlakirja jaoks, miks te ei võtnud seda kuskil olemasse ettevõttesse, vastus on väga lihtne. Me oleme Eesti arendaja, Eesti inimesed, me tunneme Eestit väga hästi. Me oleme konsultantide käest aru saanud, et tõenäoliselt enamik võlakirjamärkeid on Eestis ja me tahame seda asja teha võimalikult lihtsalt, et me saame Eesti seadusandluses teha seda. Et me ei soovinud seda teha Läti ettevõttesse, hakata Läti regulaatoritega rääkima nuanssidest, mis võib-olla Lätis natuke erinevad sellest, mis on Eestis. Aga sisulises pooles võlakirja tagatiseks on meie Läti äritegevus, ehk siis ka Läti holdingu aktsiapant ja ka rahakasutus, mis projekti eduka lõpetamise korral liigub ülesse, liigub esmalt võlakirjade tagasimaksmiseks ja teenindamiseks ja alles siis kunagi peale võlakirja me plaanime raha Eesti gruppi tuua. Ehk siis meie vaade Lätis on väga pikaajaline ja sellest lähtume. Ja on ka olnud küsimusi, et miks me üldse praegu tulime välja oma võlakirjaga, kui me oleme ise ka öelnud, et meie konsolideeritud IFRS grupi aruanne, kus me tahame nüüd läbipaistvusega saavutada uue taseme, tuleb välja umbes septembris. Vastus on lihtne, et me oleme mitu aastat töötanud selle nimel, et asju muuta rohkem läbipaistvaks. Aga audiitoritega kokkulepet sügisel tehtud sellest lähtuvalt, et me tahtsime saada Eesti number 1 audiitorit, PwC-d, ja nende ajagraafik oli nii tihe, et meil ei olnud võimalik seda panna, et me tahaks jaanuaris oma aruannet juba saada. Ja võlakirja peale meil idee tuli alles selle aasta jaanuaris, ehk siis sealt edasi me ei ole saanud neid graafikuid enam ka muuta. Aga nende sisulises pooles me ise ei näe sellest probleemi, et nende samade materjalide käigus me oleme päris palju infot avalikuks teinud ja teabedokumendis ja mujal on palju enam. Ja kuna meie pool on pöördunud päris palju investoreid, kes on öelnud, et kuulge, et te teete Lätis ägedat asja, et tahaks teiega koos teha, siis seni me oleme saanud pakkuda ainult võimalust mõnes projektis investeerida, kus me oleme kaasanud investorid, kelle minimaalne tiket on 200 000. Enamik minu tuttavatest ei taha ühte projekti 200 000 panna, et siis nüüd me otsustasime, et why not, me ei võiks tulla välja rahvale suunatud võlakirjaga. Kuna võlakirja risk on ka minu arust natuke madalam kui võtta aktsia volatiilsuse riski, siis me näeme, et see on toode, mida täna me julgeme kõigile pakkuda ja tulime sellega täna välja. Kuidas me projekte üldiselt finantseerime, siin ka üks kokkuvõtlik slaid, et enamik kapitalist, mis projekti elluviimiseks vajalik on seotud ehitustegevusega. Ehitustegevus algab siis, kui on projektil eelmik olemas, 20-30% tavaliselt. Ja kuna see on ka etapiviisiline, siis sõltuvalt majanduskeskkonnast me saame valida, kas me teeme ühe maja korraga või teeme mitu maja korraga. Kõik meie äriplaanid täna on tehtud sellest majanduskeskkonnast lähtuvalt, kus me oleme. Ehk siis Tallinnas ja Riias mõlemas umbes 100 uut korterit müüakse kuus. Aga maad me peame ostma alati enne ja ehituseelsed tegevused me teeme enne. Ehk siis see on see osa, kus me oleme seni kasutanud Invego enda ja partnerite raha. Ja see on ka siis see osa, kus me võlakirja mesanin tüüpi raha kasutame. Kui projektid saavad müüdud, siis raha tagasitoomine käib kahte viisi.
Esiteks, osanikuna projektides me saame tulu, aga siis sellele tulule, mis meie saame, eelneb pangalaenu mahamaksmine ja siis osanikega seotud laenude tagasitoomine. Olles osanik, saame ka sealt osa. Ja kui laenud on maha makstud, siis kasumi jaotuse osaks on ka projektijuhina meil arvestatav kasumipõhine projektijuhtimistasu. Ehk siis Invego kõikidest oma projektides ka Eestis ja Portugalis teenib raha nii osalusega kui ka arenduskasumist projektijuhtimistasuna. Ja see tootlus, mis me ise teenime, on oluliselt rohkem kui see, mis me näiteks võlakirja eest maksame. Keskmine IRR meie projektides on 15–23% ja me monitoorime oma äriplaane kvartaalselt ja otsuseid, kui midagi muutub majanduskeskkonnas, teeme tegelikult iganädalaselt. Et see selgelt ei ole lihtne valdkond, see nõuab väga professionaalse tiimi ja agiilset tegevust, aga seni oleme hakkama saanud ja küll me saame ka tulevikus. Ja meie nägemus on, et selle asemel teha 1, 2, 3 projekti palju mõjusam on kasutada neid samu professionaalseid inimesi suure portfelli elluviimiseks ja mida Kristjan vahest mainib, aga täna ei maininud, on ka see, et Lätis me ei ole palganud sinna Läti kohalik inimesi, vaid meil on päriselt samad võtmeinimesed, kes mõlemas riigis asju ellu viivad ja me ise usume, et see on meie tugevus. Ja nüüd tuleb siia Silver, kes räägib natukene võlakirja tehnilisest poolest. Aitäh, Tõnis! Aitäh, Tõnis! Mina Silver Kalmus, LHVs võlakirjade valdkonna juht. Enne kui ma võtan selle võlakirjade tingimuste slaidi ette, ma räägin natukene, kuidas Baltikumi võlakirjaturul üldse meil läheb. Kui peaks lühidalt kokku võtma, siis Baltikumi võlakirjaturul läheb väga-väga hästi. Seda 3 põhjusel. Esiteks siis näiteks ainuüksi eelmisel aastal, kui me vaatame Baltikumi Nasdaq võlakirjade põhinimekirja ja First North nimekirja, siis lisandus 41 uut võlakirja meil börsile. Eelmise aasta sama ajaga oli lisandunud 3, tänaseks on juba 5 uut võlakirja lisandunud. Teiseks siis kõik need emissioonid, need eelmisel aastal 41 emissiooni, mis siis lõpuks viidi ka börsile, need olid täismärgitud, enamus kordades siis väga suurelt ka ülemärgitud. Muidugi Leedus oli mõned case'id, võime ka pärast, kui kellelgi on küsimusi või juhtus mõnes Leedu projekti investeerida, et oli ka mõned defaultid, aga üldjuhul oli pilt väga-väga ilus ja roosiline. Ja 3. põhjus ongi võib-olla, mis illustreerib see graafik siin ka, on see, et tegelikkuses võlakirjade järelturg on olnud Baltikumi börsi kohta suhteliselt likviidne või vähemalt on võimalus olnud sealt küll väikeste tükkidega neid võlakirjasid võõrandada ja küll on sellest võib-olla ühelt poolt tingitud intressimäärade langusest, aga on näha siin slaidil, kui ma võib-olla kirjeldan selle slaidi lahti natukene, et X-graafikul on näha siis aastaid lunastuskuupäevani, Y-teljel on näha siis tootlust. Tavaliselt, kui me emitentidele nagu hinnastamist soovitame, siis siit on välja jäetud see nii-öelda tootlus, kogu tootlus, vaid pigem me vaatame ainult krediidiriski, ehk siis seal mid-swapi määrast üle krediidirisk protsendipunktides, aga siin on siis kogu tootlus. Ja kui me näeme, et siin igal võlakirjal siin on toodud välja kõik siis Baltikumi põhinimekirjas ja Nasdaq First North nimekirjas kinnisvara ettevõtete poolt emiteeritud võlakirjad, seal on 2 punkti neil. Esimene on siis see, mis taseme pealt võlakiri emiteeriti ja teine punkt on see, mis hinnaga see võlakiri või mis tootlus sellel võlakirjal oli reedese päeva seisuga. Võtsin siin 30 price'i, kus oli siis kogunenud intress ka juba sees. Nagu te näete, siis enamus nooled näitavad allapoole, ehk siis võlakirjad on siis järelturul, nende hinnad on siis liikunud ülespoole võrreldes nominaalväärtusega ja võlakirjade kogu tootlused järelturul on siis langenud.
mõndade võlakirjade puhul ka väga märkimisväärselt. Näiteks Liven on üks sellistest näidetest. Kui rääkida nendest võlakirjadest, mis siin graafikul on, siis võib-olla hakkame siis ärikinnisvarast pihta või mida institutsionaalsed investorid kõige rohkem benchmargivad on Akropolise võlakirjaemissioon, mille emissiooni kuupäev on 15. mai. Ma arvan, et väga relevantne benchmark, 350 miljonit emiteeriti Baltikumist kuskil alla 20% investoritest, ülejäänud oli UK-st, Kesk-Euroopast. Kutseline investor tavaliselt hakkab siit pihta ja hakkab siit nagu üles arvutama, et mis siis nagu ühe emissiooni või võlakirja intress võiks olla. Siin on ka näha, et on ka allpool sellest Akropolise tootlusest olevaid võlakirjasid, mis kauplevad. Võib-olla hea näide veel on Summuskapital, kes on 500 üle poole miljardilise bilansimahuga ettevõtte, kes eelmisel aastal emiteeris 9,5% pealt ja täna see võlakiri kaupleb seal kuskil 6,5%-ga, kui me räägime kogu tootlusest. Ja siis elukondliku kinnisvara poole pealt Livenist juba rääkisime, nende võlakiri kaupleb seal kuskil 8% tasemel, see 28. aasta võlakiri isegi natukene alla selle. Leedu poole pealt oli hea näide paar nädalat tagasi Vanagas, mingil määral võiks võrrelda Invegot nendega või Livenit nendega, nemad emiteerisid 10% peal, samamoodi oli tegu siis selles suhtes, et holding ettevõtte poolt väljastatud võlakirjaga, kus ei olnud siis kinnisvaraga tagatud see konkreetne võlakiri. Võib-olla siis liigume siit edasi järgmisele slaidile. Enne kui ma võlakirjade põhitingimusi tutvustan, siis ma tuletan meelde, Kristjan küll TGS, kes on selle projekti juriidiline nõustaja, juba luges sõnad ette, et kõikidel investoritel kindlasti soovitame ja tegelikult ka palume võtta Invego investor lehelt siis lahti need kõik pakkumise dokumendid, milleks on siis pakkumise teabedokument, milleks on siis võlakirjade tingimused ja lõplikud tingimused ja investor presentatsioon, mille ühte versiooni me näeme siin praegu ja tegelikkuses on ka lisadeks veel ka tagatise lepingud ja tagatisagendi lepingud. Aga võlakirjade emitendiks on siis, nagu on eelnevalt mainitud, OÜ Invego Latvia. Võlakirjadel on ka tagatis on siis Invego Latvia tütarettevõtte Invego Latvia siia 100% osade pant, mis on siis Läti ettevõtte Invego Läti arendusprojektide holding ettevõte. Lisaks siis esimese seeria suurus, nagu me oleme täna rääkinud, on kuni 4 miljonit eurot, võimalusega suurendada maksimaalselt kuni 8 miljoni euroni, juhul kui on ülemärkimine. Võlakirja nimiväärtus ja maksimaalne investeering või miinimuminvesteering on 1000 eurot, maksimaalset investeeringut kusjuures ei ole. Intressimääraks on 11% aastas, tasutakse kord kvartalis 28. veebruaril, 29. mail, 29. august ja 29. november. Võlakirjade emissiooni kuupäev on 29. mai 2025, lunastustähtpäev on 2029 aastal 29. mai, ehk siis tegu on 4-aastaste võlakirjadega, mis on viimastel aastatel sarnaste ettevõtete poolt ka standardiks kujunenud ja emitendil on õigus siis 6 kuud enne lunastuskuupäeva 100% nimiväärtusega need võlakirjad tagasi kutsuda ja maksta siis kogunenud ja seni maksmata intress investoritele välja. Kui me liigume siit edasi, siis tegu on siis avaliku pakkumisega Eestis, Lätis ja Leedus ja ka kutselistel investoritel on võimalik Eestis, Lätis ja Leedus emissioonis osaleda. Võib-olla kohustistest ma soovitan kindlasti võlakirja tingimustes 10.2 kuni 10.2.17 on need punktid, mida peab siis Invego kogu võlakirja perioodi vältel täitma. Võib-olla mõned olulisemad välja tuues, siis ei tohi selle võlakirja perioodi jooksul maksta omanikule dividende ja ka tasuda Invego Grupi poolt välja antud laene
ei tohi teenindada Invego grupi poolt välja antud laene emitendile selle perioodi vältel. Ja võib-olla lisaks siis ka see, et peab kogu Invego Läti projektide arendusportfell olema kindlustatuna. Aga nüüd 10.2 tingimustes soovitan kindlasti kohustistega täpsemalt tutvuda. Lisaks siis auditeerimata poolaasta aruanne on kohustus avalikustada ja korra aastas auditeeritud aastaaruanne ja plaanis on tegelikkuses tingimustes on kirjas, et 6 kuu jooksul peale võlakirjade väljalaske kuupäeva võlakirjad listida First North nimekirjas, aga tegelikult täna oli ka börsiteade, et börs on ka aktsepteerinud seda kauplemise taotlust, nii et võime öelda, et kohe peale seda, kui toimub allokatsiooni pressiteade, järgnevatel päevadel, suure tõenäosusega järgmisel päeval toimub ka võlakirjade listimine First North nimekirjas, kus on võimalus hakata võlakirjadega kauplema. Võlakirjade korraldajaks LHV Pank ja juriidiliseks nõustajaks TGS Baltic ja tagatisagendiks on Trinity. Võib-olla nendele investoritele, kes kuulavad ja ei ole varasemalt investeeringutega võib-olla iga päev sina peal, siis selle jaoks, et Invego võlakirjadesse investeerida, on vaja Balti väärtpaberikontot. Juriidilistel isikutel on vaja ka leikoodi. Enne investeeringut on vaja siis, et see maksimaalne summa, mida te soovite märkida, oleks ka konto peal. Siis peale seda, kui toimub allokatsioon, selle ajani siis broneeritakse teilt see raha ja peale allokatsiooni siis te saate teada, mitu võlakirjade kätte saite ja võlakirja emissioon ehk siis ja ka väärtuspäev toimub 29. mail. Ja siis on ka võlakirjade informatsioonidokumendis siis välja toodud need jaotuspõhimõtted. Me oleme nagu LHV poolt ka näinud, et selliste väiksemate emissioonide puhul võib see nõudlus olla suurem ja me oleme välja toonud siis erinevad põhimõtted, mis toimub siis, kui on ülemärkimine, kellele jaotatakse võlakirju või kellele võib eelistada jaotuse puhul võlakirjasid anda. Ehk siis nendeks on põhimõtteliselt 3 kõige olulisemat asja. Üks on siis see, et võib eelistada neid, kes on Invego töötajad, võib eelistada neid, kes on varasemalt Invegole andnud laenu või on investorid olnud Invegos. Ja siis kolmandaks, kes on aprillikuu lõpu seisuga Invego kodu ostnud või kinnisvara omanikud. Võib-olla sellega ma annan, Kristjan, tagasi sulle sõna. Aitäh, Silver! Viimane slaid rohkem ei tule, ma teen kokkuvõtte. Et mis ma tahan öelda, et me teeme Invegos kirega suuri asju ja terviklikke elukeskkondasid ja nendest on kujunenud meie tugev konkurentsieelis. Nendes on meil täna kogemus ja nendes me tunneme ennast hästi. Et Invego on bränd, mis hõlmab endast 60+ ettevõtet ja korrates veel üle, viimase 5 aasta jooksul on meie müügikäive olnud üle 170 miljoni kodude müügil ja sellega oleme Eesti arendajatest teisel kohal müüdud kodude arvult. Ja sisenedes Läti turule 2018 aastal hakates valmistama ette oma Läti turgu teiseks koduturuks tegemist, saame täna öelda, et olime õigel ajal Eestis ja loodame, et oleme täna õigel ajal Lätis. Et seal võtta kasv, mida me sellest Läti kinnisvaraturust järgmise 10 aasta jooksul näeme. Ja tahan veel rõhutada, et
Invego sõltumata riigist on üks tervik. Et meil ei ole Lätis oma mingit, kuidas öelda, eraldi firmat mingite Läti direktoritega, vaid me oleme teadlikult juhime, on üks sama Invego, on nii Eestis kui Lätis kui ka Portugalis. Meie core tiim jagabki oma aega nende turgude vahel ja koolitame välja oma noori inimesi, kes on siis, kuidas öelda, rikkumata eelmistest põlvkondadest ja kes kasvaksid üles sama ettevõtte kultuuriga, sama ärategemise tahtega ja et meie Invego visioon, mis on meile edu toonud, ei läheks kaotsi uuel turul, vaid et see oleks ka seal sinna edasi kantav. Et nagu Tõnis ütles, Invego Latvia OÜ on uus ettevõte, mis sai tehtud selleks, et emiteerida võlakirjasid, et võlakirjad oleksid Eesti õigussüsteemis ja arusaadavamad ja lihtsamad meie Eesti klientidele ja Eesti investoritele. Et tänaseks päevaks oleme Lätti investeerinud päris raha juba 25 miljonit eurot ja maad ja arendusprojektid on meie omandis ja soovime need ellu viia ja planeeritav müügitulu võlakirja perioodi jooksul nendest projektidest jaotatuna, hajutatuna ära eri projektide vahel on 300 miljonit või rohkem. Ja tänan teid kõiki siia tulemast. Nüüd, kui tohib, alustame küsimuste vooruga. Aga ennem seda, ma tean, esimesed käed on juba üleval, siis ennem seda tahaks restoran teile järgmise toidu lauale tuua, et te saaksite nautida ja kiiret ei ole kuhugi. Me oleme teie pärad ja teie käsutuses siin nii kaua kui vaja. Teeme siis väikse pausi, kuni kantakse. Räägiks mikrofoni, sest muidu ei kuule. Ma nii kaua korralduslikult juba ütlen, et nii nagu ikka, küsige mikrofoni, andke käega märku, mikrofon liigub, siis televaatajad ja kodust vaatajad kuulevad küsimusi ka. Ja kodus olijad siin samas workshopi keskkonnas on lahtrid, küsimused-vastused vooru all, sisestage oma küsimused sinna ja kõik küsimused siin ära küsime. Ja me võime vist juba ka ette kutsuda Marianne Kalma küsimuste jaoks. Meil ei olnud mõte, et nad on olemas ruumis. Aha, selge, teeme nii. Või on vaja nende abi, aga... Selge. Aga et mitte lasta melul üle pea kasvada ja et kodus vaatajad saaksid ka osa, nemad ju restorani melust osa ei saa, siis hakkame küsimuste vastustega pihta ja andke käega märku, kellel on küsimusi ja mikrofon kohe liigub laudadesse. Kui kohe käsi ei tõuse, siis võtame esimesed küsimused, mis on tulnud kodudest. Küsimus number 1. Milline on Eesti ja Läti ehitushindade erinevus ja kas pankade riskimarginaal on ka Lätis suurem? Esimene küsimus siis veel kord. Milline on Eesti ja Läti ehitushindade erinevus ja kas pankade riskimarginaal on ka Lätis suurem? Ma alustan sellest tagumisest otsast, et pankade finantseerimistingimused natukene erinevad, ehk Lätis on natukene konservatiivsemad. Aga see sõltub ka arendajast, et meie oleme suutnud Invegoga ka Läti tegutsevatele pankadele selgeks teha, et Eesti pankade nägemused on erinevate tingimuste osas kaasaegsemad ja oleme seni saanud Lätis oleme projekte enam-vähem analoogilistel tingimustel finantseerida. Ja ehitushinna osas ma võiks kommenteerida seda, et
et tehes sama head toodet, kui me teeme Eestis, Lätis, siis ehitushinna erinevus on suhteliselt minimaalne. Jääb sinna 1 ja 10% vahemikku odavam, et hinnavahet väga ei ole, kui me tahame teha sama head asja. Et selles mõttes tuleb võrrelda nagu õuna ja õuna, kui keegi ütleb, et Lätis on ehitamine odavam, siis see on hoopis teise toote ehitamine. Siis on küsimus, kas juba projekti ettevõttesse investeeritud 25 miljonit on allutatud võlakirjale või ainult Läti emaettevõttele antud laenud on allutatud? Projektipõhiselt ei ole allutatud, meil on allutatud Läti grupi äritegevus, ehk siis see, mis Inveego Latviasse tuleb. Ehk siis kogu grupi tulu, aga mitte projektipõhiselt. Siis küsimus, te rääkisite ennem ka mitmel korral sellest, et praegune Inveego lugu toetub olemasolevatele investoritele, kes on teinud otse investeeringuid alates siis 200 000 eurostest tiketitest. Kuidas on siis olemasolevate investorite riskiisu? On see kahanenud? Kuidas antud juhul? No, Tõnis saab kohe lisaks kommenteerida, aga meie tänase, ütleme, investorid, kes alustasid meiega esimeste projektidega 15 aastat tagasi, on jätkuvalt meiega, me teeme nendega uuesti ja uuesti ja uuesti. Ja 200 000 on olnud miinimumtiket, mis me siin viimastel aastatel oleme aktsepteerinud, et jah. Ma võib-olla lisaks selle poole pealt, et minu jaoks on üllatuslikult positiivselt tulnud meie Eesti investoreid Lätti, et Eestit me kõik tunneme Lätis. Ma ise olin natuke skeptilisem, kui Kristjan ütles, et lähme ostame keset Daugava jõge ühe saare ära, eks ju. Aga investorid, kes olid mitmes projektis meiega koostöös olnud, tulid ostma ära. Ja samamoodi näiteks Vitolu Parks, täna meie töösaadusprojektidest üks suurimaid, oli piirkonna kõige koledamad garaažid ja tööstuspiirkond. Aga meie maja nägemus, et kõige koledamast asjast saab kõige ilusam, oli selline, mis veenis ära seal minu meelest üle 5 erainvestori. Võtame märkimisperioodi ise teie, kas te antud emissioonis osalete ka? Jah. Et on kõigil siis oma nahk turul. Ja kuivõrd te praegu ise prognoosite märkimishuvi Eestist, Lätist teete ka roadshow'd või kuidas te prognoosite? Ma tahaks siin öelda, et teeme Lätis ka täiega roadshow ja võib-olla üks seni võib-olla jäi ütlemata või oli, et ma täpselt ei mäleta, et miks me seda avalikku emissiooni teeme ja kõigile oma siis tänastele koduostjatele ja siis väiksematele investoritele seda võimalust pakume, siis sama tähtis on nii-öelda kogu see Inveego brändi kampaania või nagu imago mõttes ja just nimelt selles mõttes, et me tahame järgmised 10 aastat Läti turul teha suuri tegusid, siis see sama avalik emissioon Läti turul kindlasti toetab meie Inveego brändi, selle brändi nii-öelda tuntuse tõstmist. Kuidas raha kokku tuleb, me ei tea, me teeme seda esimest korda, oleme natuke kuulanud oma konsultante ka LHV-st. Saame aru, et investor kogukond Eestis on oluliselt suurem. Ma olen ise investeerimisfestivalil käinud umbes 9 aastat, eks. Lätis sükest asja võib-olla on viimased paar aastat tehtud ja sellest lähtuvalt me arvame, et tõenäoliselt enamik märkijatest on Eestist, aga me oleme väga rõõmsad, kui on ka Lätist, Leedust. Kas on vahepeal saalist küsimusi? Andke käega märku. Hea võimalus siis kõik ära küsida, mis hingel on. Mikrofon liigub siis siia. Küsiks 2 küsimust. Esimene puudutab seda, et riskidest pole mitte üks jutt olnud, et ma kõigepealt pöörduks härra Teinemaa ja härra Vähi poole, mitte panga esindaja poole. Ja teine küsimus puudutab seda, et täna just tuli Everausi pakkumine täpselt samadel tingimustel välja, et miks peaks investor teid, suhteliselt sarnased, vabandust, aga intress on sama, et miks peaks teid eelistama? Riskide kohta ma ütleks nii palju, et meil on teabedokumendis minu meelest 4 või 5 lehekülge täis erinevaid riske kirjutatud ja sealt saavad kõik lugeda.
kinnisvara arendusvaldkonnana on riskantne ja hea meelega ütlen, et kõik peavad ise aru saama, kuhu nad oma raha panevad ja ise selle otsuse tegema. Miks me siin sellele ei keskendu, on see, et me võime 2 tundi rääkida neist, aga me mõtlesime, et teeks natuke lühemalt. Ja miks Invego võlakirja eelistada mõnele teisele, siis mul on kombeks oma headest konkurentidest rääkida ainult hästi, et meie usume endasse, meie tiimi ja meie nii-öelda portfelli ja lähiaastatesse, et jah. Võtame võib-olla seda riskide poolt siis edasi, et võib tõesti lehekülgede 5 neid riske emissioonidokumentidesse kirja panna ja me teame, et suur osa neist on abstraktsed, aga teie enda peades kindlasti kõik riskid ei ole abstraktsed. Mis on siis see top 1, top 2 päris riski, mis võivad võlakirja omanikele nii-öelda päris riski kätte mängida? No, alustaks võib-olla sellest, et me teadlikult ei teinud seda võlakirja ühe projekti tasandile, sellest, et ühe projekti tasandil on neid erinevaid riske rohkem, et nii regulatiivselt kui ka ajastuste muutustest, et me tegime selle siis Läti grupi tasandil, et ühe projekti mõju ei oleks nii suur. Aga siiski kinnisvara arenduses makrokeskkonna muutus on väga suure mõjuga alati, nagu me Euribori tõusuga ka nägime, see kodude müügimaht, mis oli 2022 Eestis, täna selgelt on oluliselt vähem, eks ju. Et see on üks risk ja võib-olla teiseks olulisest riskiks ütleks ka võib-olla niisugust nagu võtmetegijate terviseriski, et meil on ikkagi suhteliselt väike tiim ja üle 3 riigi, et võigi küsida nagu lihtsustatult, et mis teie peades või mis peaks juhtuma, kui siis võlakirja märkijad ei saa kas siis kupongi või põhiosa tagasi, et mis peab siis realiseeruma selleks? Ma ütleksin, et kui me vaatame, mis on juhtunud viimase 5 aasta jooksul, siis viimase 5 aasta jooksul on juhtunud nii COVID kõigepealt, siis energiakriis, siis ehitushindade määratu tõus, intresside kasv, sõja algus, Trumpi väljaütlemised, see kõik on juhtunud seal viimase 5 aasta jooksul ja me oleme kogu selle tsükli saanud edukalt oma portfelli ja oma projektidega hakkama ja selles mõttes need kõik võivad seda turgu mõjutada, aga oluline ongi just nagu nii-öelda adapteeruda, olla agiilne, ja selleks nii-öelda ka see on, ma tahaks öelda, see hajutatud portfell eri nii-öelda projektide, eri turusegmentide vahel on oluline, et ma ei tea, ühe mingi segmendi nihe turul ei mõjutaks kogu ettevõtte käekäiku. Võib-olla täpsustan ühe asja, et ma ei tahtnud üle olla nende riskidega, et ma panustasin arvestatava osa aega, et seda teabedokumenti kirjutada koos juristidega, et see päris abstraktne ei ole, me oleme ikkagi päris riskid sinna kirjutanud, et soovitan lugeda. Siis sama küsimus nii konkurentide kohta valdkonnas kui ka konkureerivate emissioonide osas. Et mis on, te ütlesite ka, et te olete oma konkurentidega siis süvitsi kursis, mida nad teevad Lätis, mida nad teevad Eestis. Mis on siis need asjad, mida te teete sellist, mida need konkurendid veel ei tee investori vaatest? Ühe asjana ma tahaks välja tuua selle, et me oleme algusest peale keskendunud ainult arendustegevusele. Me teadlikult ei ole toonud oma majja ehitustegevust, projekteerimistegevust ja veel mitmeid tegevusi, et meie nii-öelda ei kasvaks suureks inimeste arvult, vaid et me oleksime oma nii-öelda toote ja protsesside juhtimises võimalikult nii-öelda tugevad just nimelt selles kinnisvara arendusäris ja kasutame siis nii-öelda parimaid partnereid, et see on üks selline suurim eristatavus, sest suuremalt jaolt enamus konkurendid on kas ehitusfirmad või siis ehitusfirmaga seotud. Ja võib-olla täienduseks ka nii palju, et
et kui on ehitusfirmaga seotud arendusettevõte, siis ta tihti peab tellima ehituse oma kontsernist, ta ei saa teha hanget, ta ei saa kuulata, mis on turu parimad teadmised. Et see, et me teeme hanke, annab võimaluse saada nii neid pakkumisi, kes ei ole väga palju võib-olla viitsinud süveneda detailidesse, kui ka saada neid, kes ikkagi panustavad iga projekti reaalsete detailide läbimõtlemisse ja sealt tekib ka see efektiivsus, et me usume sellesse. Kuna meie projektide suurused on, kuna me teeme sellised keskmisest suuremaid elurajoone, siis on suhteliselt atraktiivsed, siis meie nii-öelda hangetel osaleb reeglina nii-öelda tugevam ehitajate ots. Et me siin minevikus üle 10 aasta tagasi ma ühte esimest kinnisvaraprojekti tehes saime ühe õppetunni, mida me oleme seadnud endale täna Invegos reegliks, et me ehitame ainult top ehitajatega. Nimelt meil esimesel objektil juhtus nii, et me pidime ehitaja vahetama politsei ja turvameestega välja. Ja sealt edasi me oleme seadnud Invegos reegliks, et me ehitame ainult turu top tegijatega ja omades atraktiivseid projekte, siis nii-öelda hangetel nad omavahel konkureerima pannes saame parima tulemuse. Ja Marianne seal teeb väga suure töö ära selleks, et tulemusteni jõuda. Tõuseb veel käsi saalist, üks käsi tõusis, mikrofon liigub. Aitäh toreda ettekande eest. Tahtsin täpsustada veel seda, kuidas on see 24,9 miljonit investeeritud ja mis pidi see allutamine oli? Invego Latvia, kas sinna on siis see laenatud kuidagi, see on allutatud võlakirjadele? Meil on raha läinud Lätti suurest pildis 3 erinevat moodi. Esiteks meil on läbi grupistruktuuri osa rahast pandud omakapitalina, siis me oleme andnud osa rahast laenudena. Saab mingid suurusjärgud ka ütelda juurde, kas see oma panus oli see 1,5 miljonit või mingi muu number? Kogu see 24,9 on päris raha. Enamik sellest on projektipõhised kaasinvestorid. Meie osakaal projektides on erinev, aga selles emitendi kehas on üle 3 miljoni täna ja mingisugune osa on ka otse läinud. Ma peast ei oska seda öelda. Teabedokumente me oleme tähendab siis, kas need kinnistud on siis seal emitendi kehas või? Kinnistud on ikkagi projektipõhiselt eraldi SPV-des, selleks, et projekti riske hoida SPV-s. Aga kõik raha, mis SPV-s tuleb, liigub struktuure mööda üles. Nii, aga seda raha oli siis 3 miljonit omapanust pluss 4 miljonit võlakirja? Ei, ikkagi kõikides projektides on meil kaasinvestorid. Nende raha ka, ehk siis see 25 miljonit ongi raha, mis on pandud sinna. Aga ma küsin nagu emitendi põhiselt. Emitendi põhiselt meil on ka projektipõhine kasumijaotus. Et meie tuludest puhtalt need projektipõhised edukustasud toovad rohkem tagasi, kui on võlakirjaga pannud summa. Siin oli küsimus ka, et 3 miljonit ja 4 miljonit võlakirjad, siis 25 miljonit ei sisalda võlakirjasid. Ei, seda küll, aga kas enamus raha on siis nende tütardesse otse investeeritud mingi laenu tootena? Lätis umbes kolmandik rahast, mis on projektidesse pandud, on omakapitalina pandud ja 2/3 laenudena. Okay. Et me oleme seal struktuuris näitasime, et Invego osalusega on projektid on, ütleme, 20% kuni 100%. Projekti põhiselt on meil kaasinvestorid, ehk sellest lähtuvalt ka see 1/3, 2/3 suhe. Ja meie eesmärk on alati olnud võimalikult suur portfell teha, seetõttu me neid projektipõhiseid kaasinvestorid ka kasutame. Aga nende ühe projekti riskid on arvestatavad, kui nad hajutatud portfelli riskid, et sellepärast me oleme eri tüüpi investorid kasutanud. Kas on küsimusi tekkinud veel saalist? Kuskil? Käis enne läbi, et umbes 9% riielanikest on nõukaaegsetes paneelmajades. Kokkuvõtlikult ma tahaks teada, miks see nii on ja kas ja miks see muutuma hakkab, ehk et mis need ajaloolised põhjused on, miks pangalaenude osakaal on madal ja kust see nende huvi ja soov peaks tulema selle vastu. Äkki neile nii meeldib seal paneelmajas, et ne ei tahagi midagi paremat? Võib-olla mõnele meeldib, aga ma arvan, et teile küll ei meeldiks seal ainult Hruštšovkades, et selles suhtes inimesed Lätis ja Eestis on ikkagi suhteliselt sarnased.
Kristjan on vanem mees minust, et sa võid nagu rääkida, miks ajalooliselt on. jah, me Läti turgu jälgides pikaajaliselt, et miks me strateegilise otsuse Läti minekul siin tegime, oli see, et me nägime, et suheldes aktiivselt erinevate suurte ja Rootsi pankadega, kus nemad ennustasid nii-öelda turul toimuva pealt, et lähikümnendil toimub Lätis väga suur eluasemelaenude arvu nii-öelda kasv ja seda just sellepärast, et nagu Tõnis enne mainis, et korruptsioon on saadud kontrolli alla. Viimased 5 aastat Lätis ümbrikupalgad on jäänud põhimõtteliselt minevikku ja lätlased päriselt on alles saanud nii-öelda laenuvõimeliseks, bankable'iks. Enamus seda veel suur osa ise ei tea, keskmine palk liigub ülespoole, ehk et see annab selle nii-öelda arusaamise, et paistab nii-öelda see tulevik nõukogude aegsest majadest väljapääs. Ja võib-olla üks aspekt, mida veel lisada, et Lätis ajaloolises plaanis on olnud ka arvestatav osa Vene raha, kes on seal kinnisvaraprojekte teinud ja need projektid ei ole alati olnud korrelatsioonis turu poolt nõutavaga, et on tahtnud väga kalleid ja väga ütleme pigem Minski või Moskva stiilis projekte ja need on seal ajalooliselt söönud välja natuke võib-olla niisugust nagu kohaliku kinnisvara arendajat, et meie lähme tegema ikkagi Eestis tõestanud toodet, mida reaalselt siinne turg on soovinud ja me ei tee ka kvaliteedi osas nagu allahinduseks, et me ikkagi tekitame natuke seda turgu, mida inimesed saavad osta, et seni nad ei ole saanud osta Inmego kvaliteediga tooted, et ütleme, Hepsor ja Kaamos natukene on teinud, aga see maht on üsna väike. Võib-olla natukene seda sama küsimust edasi jätkates, et ühest küljest jah, inimeste enda laenuvõimekus on paranenud, aga samas me teame, et ega Läti ei ole suurem asi nagu tõmbekeskus ja demograafiline pilt ei ole ju väga palju ilusam kui Eestis, rikkamad lätlased ostavad ka Hispaaniasse kinnisvara või Portugali, et kuidas te seda nii-öelda suurt laia trendi vaatate rahvastiku osas? No laia trendi ma ütleks, et vaatame nii, et 30 aastat on demograafia olnud negatiivne ja me ei lähe sinna seda muutma. Küll aga me lähme tegema 600 000 Riia elanikust nendele uusi kodusid, kellel on see võime seda osta. Ja nagu statistika siin ka enne näitas, et tegelikult Lätis uusarenduste ostu maht igakuiselt on analoogne Tallinnale. Et seal on see klient olemas ja kui sul ei ole võimalik olnud osta Inmego-laadset toodet, siis lihtsalt ei ole seda ka tehingus kajastunud, eks. Meie kodus vaatajad on vahepeal aktiviseerunud, on tulnud veel küsimus ja ka kohalolijad, andke siis julgelt käega märku ja mikrofoniga inimesed siis viivad mikrofoni teie juurde. Aga kodudest küsimus, mis on varasemalt olnud intress, kui tiketi suurus oli 200 000 eurot? Me ei ole võlakirjana seda teinud, ehk siis need investorid, kes osalevad projektis, on võtnudki equity riski ja saavad täpselt selle tootluse, nagu projekt teenib. Aga mis on olnud equity tootlused, me 3 näidet tõime teile välja, Diskroja ja Vana-Peetri ja Tabasalu, et need olid ka heal ajal, eks ju, et 300% roist me täna ääriplaanide järgi ei arva, et tuleb, aga ikkagi nagu ma ütlesin, et IRR-id meil projektides täna on seal 15-23. Kas on ka mõni selline projekt, mida hea meelega siia slaidile ei paneks? Kindlasti ajaloo jooksul on olnud ka üks võib-olla vähem edukam projekt ja mõni keskmine projekt, aga oluline ongi just see portfelli hajutatus, et me ettevõttena oleks tugev ja nii-öelda projektide hajutatusega need üksikud kuidas öelda siis, näited ei mõjutaks meie ettevõtte tegevust. Küsimus ka televaatajalt. Kui suureks peate riski, et arenduse elluviimisel tehakse vigu, kuna sama tiim töötab 3 riigi turgudel? Võtavad ette liiga suure tüki ja ei käi jõud üle? Ütleme, juhtkond on 3 riigis sama, et projektijuhid me oleme ikkagi Lätiga värvanud kohalikke projektijuhte. Et lihtsalt meie koolitusprotsess näeb ette, et alguses on rohkem Eesti inimesed ja kasvatame oma tiimi. Aga nende juhtimise seisukohast, mida rohkem meil on abilisi, kes aitavad seda teha, siis täna selle kohta probleemi ei ole. Küsin veel vahele, kas on saalist tõuseb mõni käsi? Üks käsi tõuseb.
Aitäh. Mul on paar küsimust selle tagatise kohta, et üks nüanss, millest rääkis kas Tõnis või Silver, oli see, et dividendi ei tohi maksta sel kehal, mille aktsiad on tagatiseks, kui ma ei eksi. Aga no see skeem ettevõtetest on, või graafik, mida iganes, on hästi suur sellene, et mingi mitukümned ettevõtteid. Kas kõik need ettevõtted, mis on selle ettevõtte all, ma mõtlen seda, mis võtab nüüd võlakirju ja siis nagu, et mis ei saa dividendi maksta. Kas kõik need teised ettevõtted, neil ka ei tohi dividendi maksta vahepeal? No selleks, et võlakirja teenindada, peab raha jõudma sellest Inveco Latviasse. Et selles mõttes alt üles ikkagi kuni sinnamaani võib see piirang on pandud, et me ei või Lätist Eestisse või sealt ütleme emitendist üles maksta. Et siis lühike vastus, et neil ei tohi ka dividendi maksta? Jah, kui võtta tingimused ka lahti, siis on grupp defineeritudki sellisena, et on MEP Trust OÜ, mis on Inveco Latvia OÜ emaettevõte, siis on Inveco Latvia OÜ tütarettevõte ehk siis Läti keha, mille siis osade pant on ka investorite kasuks ja siis kõik ülejäänud tütred, kes seal all on, ehk siis need 12 projekti, mida ettevõte tutvustas. Teine tagatisega seotud aspekt on see, et seal on see nüanss, et see pari passu, et et võlakirja omanikute õigused on osalevad halvema stsenaariumi puhul, nagu et neil on samad õigused, kui on teistel võlausaldajatel, no niimoodi maakeeles, kui ma nüüd tõlgen seda pari pasut, kui ma ei eksi. Kas sa saad uuesti küsida? Võlakirja tingimustel oli kirjas või teie kommunikatsioon LHV foorumis oli see, et nagu, et teistel võlausaldajatel on pari passu õigus selle tagatise kohta. Kas ma eksin nüüd selle osas või see oli mingi... Võib-olla vastaks lihtsamalt, et teised võlausaldajad on meil ainult projekti SPV tasandil, seal kõige tavalisem on pank, eks ju, ja siis meie kaasinvestorid selle emitendi tasandil või ütleme Läti holdingu tasandil meil on ülejäänud võlausaldajad, ongi meie grupi ettevõtted. Et seal mingid kolmandad osapooli meil vähemalt täna ei ole. Aga miks siis sellest oli eraldi kirjas seal kommunikatsioonis? Kuna ma lõpuni küsimust aru ei saa, siis... Okei, siis ma pärast saadan, et vaadake, mis te kirjutasite LHV foorumis, seal oli see pari passu, no väga õige. Sõna ei kasutanud seal, et mina olen seal vastanud nendele küsimustele. Okei, äkki ei olnud teie oma. Siis viimane küsimus minu poolt, mis on 4 aastat? See on tavalisest pikem. Teil ei ole isegi see call option või see tagasiostu õigus on alles 3,5 aasta pärast, kui ma eksi jälle. Et miks on keskmisest pikem? Ja ma saan aru, et need Akropolise omad on veelgi pikema tähtaega, see on absoluutselt teise leeri niimoodi. Nagu Silver ütles, et kinnisvara arenduse ettevõtete puhul 4 aastat üsna tavaline ja seda me nagu kavatseme ja meie Läti äritegevus on siin küll juba aastaid ette valmistatud, aga need mahud oleme saavutanud nüüd ja me soovime võlakirja tagasi maksta sellest reaalsest ärituludest, mis meil seal on, et siis selle äriplaanide konsolideeritud vaadet me ka vaatasime, mille alusel me seda otsustasime. Üks on see, ma võib-olla tooksin selle nüansi ka, et tegelikult kui seda presentatsiooni vaadata ja lugeda nagu presentatsiooni, siis tegelikkuses ühest küljest on see, et kui investor selle juba töö teeb ära, et ta saab aru, kuhu ta investeerib, siis me oleme näinud, et küsitakse, et tahetakse pikemalt olla investeeritud. Ehk see nagu investori potentsiaalne IRR tuleks ka kõrgem kui see ainult 11%, mis on täna näidatud. Aga ettevõttel on oma huvid, et miks mitte teha nii, et teil on näiteks see call optsioon on 2 aasta pärast juba nominaalhinnaga? See tähendaks seda, et me, kuidas öelda,
ma ei tea, 2 aasta pärast või aasta pärast tuleb üks suur fond, kes finantseeriks odavamalt kõik väiksed jaeinvestorid välja. Me just nimelt LHV panga soovitusel ei tahtnud seada jaeinvestorid kuidagi halvemasse positsiooni. Ma ei ole tegelikult nõus sellega, et see 4 aastat on tüüpiline. Tüüpiline on ikka, no Eestis vähemalt on 3 aastat. Ainuke 4 aastane, mida ma mäletan, on see viimane Liveni oma. Kõik teised on 3 aastat. Aga Liveni puhul ongi, ütleme, sarnane arendaja nagu meie. Ehk et kui me teeme projekte sellise suuruses, siis need projektide tsüklid ongi sedavõrd pikad, et me oma võlakirja tehes ei kavatsenud teha seda selliselt, et me refinantseerime selle, vaid et need samad projektid, mis meil portfellis on, mida me täna arendame, et need toodaks selle võlakirja tulu tagasi. Ja ma ütleksin seda, et võlakirjaturg ei ole ainult Eesti, et selles on see, et Eestis on vähe näiteid, on üks pool, aga me vaatasime ka Leedu kinnisvara arendajaid, vaatasime, mis on mujal ja kuna need lähevad ka listitult üles, First Northil võivad kõik varem maha müüa, eks ju, et siis nagu investori poole pealt me ei näe probleemi, et ta 4 aastat on, et kes tahab, saab 4 aastat jätkusuutlikult raha teenida. Ma üritan aru saada selle loogikast, et miks nii väike maht nii pikaks ajaks. Tavaliseks ikka need väikesed mahud ikka lühikeseks ajaks. Minu kui ettevõtte kõrvalt vaatajana ka, et kui ma lugesin neid projekte ja tutvusin projektidega, et siis Invego, mis on korduvalt läbi käinud, aga nüüd tuleb ka selle võlakirja pikkuse juurde tulles tagasi, et need projektid, mida nad arendavad, et see tsükkel on reaalselt ka pikem, et nad ei tee väikeseid majakesi kuskil, nad teevad loovad elukeskkondi, mis need suurusjärgud on, et Kristjan võib tagasi tulla ja võtame mingi Diskroja näite, et need on massiivsed arendused, et need on rohkem kui 3 aastat isegi. See on üks punkt ja teine ka see, et kui tuua siia see call optsioon peale 2 aastat, ühest küljest jah, ma arvan, et Kristjan ja Tõnis oleksid väga happy'd, et neil oleks see paindlikkus, nad saavad peale 2 aastat hakata vaatama, et kes pakub neile paremaid tingimusi, ostetakse need võlakirja investorid tagasi, aga siis oligi see teine pool, et tegelikult need investorid, kes juba sinna projekti sisse lähevad, me oleme näinud erinevatest projektidest, et nad tegelikkuses juba tahaksid ja pensionifondid samamoodi, et nad pigem tahaksid seal juba kauem olla. Ja siis see ühisosa nii Liveni puhul kui ka Invego puhul, oligi see 4 aastat. Et erinevusega küll see, et meil on Invego puhul peale 3,5 aastat on võimalus 100%-ga tagasi osta. Liveni puhul oli see erinevus, et peale 3. aastat, et paindlikkus on pikem. Et see vastus on see, et vaadake neid projekte, et need on suuremad, kui on tavalise elukondliku kinnisvara arendaja. Sealt oli üks küsimus ka, et mis see erinevus võiks olla ühe või teise puhul, et ma soovitan vaadata neid mastaape. Okei, et projektide omapärad ja pensionifondid on siis vastuseks. Ja kõikide projektide puhul me täna oleme lähtunud ikkagi sellest, mis on tänane turg, aga kui meil siin suuremates projektides on 500 ja rohkem kodu, eks ju, et siis loomulikult, kui turg tõuseb ja on võimalik kiiremini teha, me hea meelega teeme kiiremini, aga need lihtsalt tänasel turul vastavalt on disainitud. Võib-olla sama küsimust jätkates, et emiteerida kuni 8 miljoni euro eest võlakirju, et mis teie selline strateegiline vaade või mida te veel kaalusite, et miks just võlakirjadega ja kas on ka mõnes mõttes tee sillutamine, et emiteerida ühel hetkel aktsiaid või kuidas te seda pikas vaates vaatate? Pikas vaates ega üks ettevõte, kes on ambitsioonikas, ei saa välistada tulevikus ka börsiplaane, aga täna on see võlakiri ainuke võimalus jaeinvestorile pakkuda endast osa. Tehniliselt ei ole ainuke võimalus, aga lihtsalt päris maailmas IPO-sid täna ei tehta selgetel põhjustel, võlakirjasi tehakse. Me vaatasime otsa turule ja tegime sellest lähtuvalt otsuse. Hiljuti just oli siinsamas mõned nädalad tagasi oli üle Baltikumi selline M&A foorum, kus siis tehingunõustajad üle kogu Baltikumi tulid siia sama Tallinnasse kokku ja nad ikkagi tõid välja, et selline jäine sõjatuul siin puhub, et kui palju teie seda reaalset sõjariski hindate sisse? Meie koduostjad valdavalt on kohalikud inimesed, et nad elavad juba siin riigis ja nad võivad vahetada oma vanema kodu uuema vastu või pere lisa saamisel suurema vastu, aga ütleme, see turg on oluliselt stabiilsem kui näiteks ärikinnisvara ja välisinvestorid. Anname võimaluse veel viimasele küsimusele saalist
käsi tõusis ja pärast seda juba siis arutelud saavad jätkuda siin laudades. Võib-olla ka mõned küsimused Invego kui enda majandusnäitajate kohta, bilansimaht, võlakordaja, võlamaht. Ma veel annan kohe sõna Tõnisele, aga ma korraks seletan veel lahti, et Invego on bränd, mis koondab endast 60+ ettevõtet. Invego OÜ on Eesti projekti juhtimisettevõte, mis siis juhib Eesti projekte. Lätis on meil oma projekti juhtimisettevõte, mis on selle Läti siis struktuuri osa. Et Invego 60 ettevõtte konsolideerimist me ei ole kunagi teinud. Et see on ka see ajalooline põhjus, miks ma siin viitasin, et me nüüd oleme asju struktureerinud ringi, et me saaksime neid teha. Ja 2024 aasta aruanne siis meie Eesti emafirmal tuleb IFRS standardil ja PVC auditiga juba ka konsolideeritud nii, et võimalikult palju projekte oleks seal näha, aga see tuleb septembriks. Aga varade maht, mis meil under management on üle 100 miljoni, et üksi see kvartal siin on umbes 80 miljonit. Suur tänu ja teeme suure aplausi Invegole. Meil on lubatud, et Invego juhtkond võtmeisikud jäävad veel siia. See on siis kodust vaatajatele õpetuseks, et järgmine kord tulge ka füüsiliselt kohale. Saate veelgi rohkem küsimusi, mis veel küsimata jäi, ära küsida. Ja meie laseme teid kodudest siis omi toiminguid tegema. Järgmisel nädalal on meil veel 2 investeerimisklubi üritust, nii et tuleb väga tihe mai ja selle kohta juba infot saadame, nagu ka tänase ürituse kokkuvõtte. Suur tänu veel kord ja suur aplaus. Nii, palun.